Märklaud. Otse 10. Nii mõnus on, kui sügistuul väljas ulub, aga kaminas põleb soe ja rahustav tuli. Paned villased sokid jalga, keerad diivani peale kerra ja naudid sooja teed. Aga oot, stopp! Seda kõike saab nautida alles siis, kui ahjulõõrid on puhtad ja ohutus tagatud. Täna kordame üle teadmised, mida iga majapidamine, kus asub pliit või ahi, peaks une pealt teadma või vähemalt iga kütteperioodi alguses oma teadmisi värskendama. Mina olen Kristi Sarap, eetrisse läheb saade Märklaud. Lõuna päästekeskuse ennetustööbüroo vanemspetsialist Merle Liba sõnul on iga 10. päästekeskuse kutsung seotud põlengu likvideerimisega. Liba teeb selgeks iga majapidamise ennetuse A ja O, mida peaks kütteperioodi alguses meelde tuletama. Teadmisi Päästeametilt kogus reporter Laura Kalam. Kui tihti peaks inimene oma majapidamisse korstnapühkijat kutsuma? No kui nüüd on sellised küttekehad, mida ei köeta aasta läbi, et siis kord aastas. Aga kui on ikkagi siuksed katlad, kus on pidevalt tuli all, eks ju, kas tahetakse sooja vett saada või mida iganes, siis 2 korda aastas tuleb sellist seadet puhastada. Selleks, et korstnapühkija tööd lihtsamaks teha, siis mis küttepuid tuleks oma ahju panna? No alustame nüüd kõigepealt sellest, et tuleb vaadata, et milline on see ahi, eks ju, et ka küttepuud saaksid õige pikkusega sinna sisse. Siis kindlasti selle põhjal tuleb vaadata, et milline nagu see kütteväärtus on. Et loomulikult, et kui kasutatakse leppa, et sellel on nagu madalam kütteväärtus kui kasel. Ja mida veel tuleb vaadata, et puud oleksid eelnevalt 24 tundi toas seisnud, et nad on toa temperatuuri saavutanud ja ideaalne oleks veel, kui nad oleksid 2 aastat vanad. Et 2 aastat on saanud kuuris kuivada siis. Kuidas inimene igapäevaselt oma ahjulõõri ja korstent hooldada ja silma peal hoida saaks? Igapäevaselt, ilmselt ikkagi see, et tuleb vältida ülekütmist, siis tuleb jälgida seda, mida sinna ahju pliidi alla topitakse, et olekski kvaliteetne küttematerjal, et ei võeta, ma ei tea, kuskilt säästumarketist mingisuguseid kaste, et mis on siis liimiga näiteks koos ja köetakse nendega, et ilmselgelt see koheselt lühendab kütteseadmete eluiga ja mitte panna prahti sinna. Praht käib ikkagi konteineritesse, et mitte seda sinna panna. Et kõige jubedam, mis tehakse, pannakse kilekotte, piimapakke, mahlapakke, kartonge, mida iganes. Et pannakse kütteseadmetesse, et see on kõige koledam asi, mis saab ühe kütteseadme jaoks olla. Kas on ka mingeid reegleid, mida tuleks siibri kasutamisel üle korrata? Alati tuleb kütta avatud siibriga, see tähendab, siiber on täisulatuses lahti ja nüüd oleneb loomulikult küttekoldest, et kui on selline vanemat tüüpi ahi, kus siis all sellist, tuharesti ei ole, et siis tuleb jälgida seda, et uksest antakse seda õhku peale ja kui on nüüd tuharestiga ahi näiteks, siis tuleb alt see tuharesti uks või tulutusava siis lahti hoida ja mitte panna siibrid kinni enne, kui on ikkagi kõik täielikult ära põlenud. Et ei tekiks seda, et keegi hiljem saab vingumürgituse. Kui minnagi siit nüüd ahjude ja siibrite juurest edasi, siis kui palju vingu- ja suitsuandureid peaks ühes majapidamises olema? Suitsuandur on pandud siis kohustuslikuks, eks ju, et kui võtame tavalise, kas korteri või siukese, ütleme, ühekordse elamu, siis 1 suitsuandur selle peale. Kui on nüüd 2-kordne elamu, siis peab olema igal korrusel see suitsuandur. Mina ütlen, et mida rohkem, seda parem. Et loomulikult tuleb valida selleks õige koht, et keegi ei paneks siis kas köögi lähedusse seda andurit, mis siis tähendab seda, et natukese aja pärast, kui ta mitu korda häiresse läinud, saab inimesel mõõt täis ja ta võtab alla. Vinguanduriga on nüüd selline lugu, et ta ei ole pandud seadusega kohustuseks inimesele, kuid kellel on ikkagi ahjud, pliidid
siis ma soovitan, et see on inimese enda selliseks heaks märguandjaks, et kui midagi kuskilt on valesti läinud, et see reageerib kiiresti, annab inimesele märku ja hoiab hiljem sellega kaasneda, vingumürgitusega kaasneda võivad sellised ebameeldivused ära. Ja kui tihti neid andureid oma majapidamises kontrollima peaks? No kord kuus oleks ikkagi super, et neid kontrollida ja mitte unustada ära ka puhastamist. Et see puhastamine tähendabki seda, et võtta siis kas tolmuimeja, mingi selline pehmem lapp, et pühkida sealt seda tolmu nii seest kui väljast ära. Et tolmimega siis seest, eks ju. Et see hoiab ka ära see valehäirete tekkepõhjused, et see on hästi oluline ka. Et muidu ongi, et arvatakse, et andur on katki, aga ongi palju lihtsam põhjus, et on läinud sinna need tolmuosakesed sisse ja ongi põhjuse tekitanud. Kas Päästeamet veel jätkab oma seda kampaaniat, kus käiakse ukselt uksele ja kontrollitakse andurite olemasolu? No vot, kontrollimise seisukohalt mina ei oska teile öelda, et sellega ikkagi tegeleb järelevalvega kindlasti, ma arvan, et ta jääb ikkagi selliseks, ütleme, pisteliseks võib-olla kindlasti. Ja teine asi on see, et kui on nüüd midagi juhtunud, et ka siis ju tegelikult on see kontrollifunktsioon seal. Aga meie jätkame inimeste nõustamist, et see tähendab siis seda, et me külastame inimeste kodusid, inimesi nende enda kodudes, et vaatame, räägime, et erinevatel tuleohutusteemadel ja kui nüüd ikkagi vaatame, et kellelgi ei ole seda andurit ja näeme, et seal on vajadust, et mida iganes, et kas ei ole majanduslikult võimalik osta. Me oleme läinud seda suunda, et me paigaldame sinna ka selle anduri inimesele. Kui suur osakaal Päästeameti väljakutsetest on seotud just sellega, et ei ole oma korsten lastud puhastada või on siiber valel ajal kinni pandud? Siiber nüüd valel ajal kinni, see on nagu selles mõttes, et võib-olla ka juba natukene kiirabiga seotud, et seal võivad kaasneda ka sellised terviserikked, tervishäired, et on teada, et osad kiirabi arstid kasutavad sellist rinnaskantavat vinguanduri detektorit. Et kui inimene nagu teeb väljakutse kiirabile, et tal on halb olla, süda puperdab, et siis on tegelikult ta kiirabikutse. Aga muidu minu arust iga 10 on ikkagi seotud sellise kas ütleme valest kütmisest, tahmapõlengust alguse saanud selline tulekahju või ütleme ka väljakutse päästjatele siis. Et hoone tulekahjude puhul just iga 10 minu arust peaks olema. Oma kiires päevakavas leidis kaunis korstnapühkija vormis ja kuldsete nööpidega Marat Kahre hetk aega, et jagada teadmisi neile, kes tahavad ikkagi ise oma küttesüsteemide eest hoolt kanda. Mida on Marat näinud, millest võib kasu olla ja miks ei tasu küüned enda poole tehnikat korstnapühkija nööpe nähes katsetada, räägib juba Marat ise. Korstnapühkija Marat, kui palju teil siin Põlvamaal ja Lõuna-Eestis tööd jagub? Tööd ikka jagub, kes tahab teha, sellel on küll. Praegu on kiired ajad, miks just praegu peaks oma korstnad üle vaatama? Kiired ajad on sellepärast, et on nii-öelda hooaeg. Ajad on enamasti 2 ajal, on kevadel ja sügisel. Inimesed väga tihti avastavad lihtsalt, et periood algamas, et nüüd on vaja pühkida. Täpselt sama edukalt võiks pühkida ka kevadel oma korstneid. See korstna pühkimise ja teadlikkuse kampaania on tegelikult käinud juba mitmeid aastaid. On meediast läbi käinud. Kuidas te praegu hindate, kui suur on inimeste teadlikkus? Mina hindaks ikka, et inimeste teadlikkus on päris hea. Need inimesed, kes elavad ahiküttega nagu korterites ja majades, nad ju iga-aastaselt terve oma eluaeg on neid hooldanud ja nad on hakkama saanud. Et selles mõttes on küll ju kõik nagu okei. Aga loomulikult on ka palju sellised murekohti, kus märkad, et siin vist ei hoolita sellest. Kui tuleb naabrimees, siis me ju ei tea, kas ta oskab või ta ei oska. Aga kui ei juhtu nii, et kõik nagu hästi saab, et siis tekib seal selline juriidiline nagu nüanss, et kes siis vastutab. Et tegelikult see omanik ikka ise vastutab. Sa ütlesid, et iga inimene saab ka ise hakkama, kui ta on teadlik. Mis on see ABC, mida ta peaks teadma, kui ta ise tahab oma korstent üle vaadata?
Esimene asi, kui inimene hakkab oma küttesüsteemi ise hooldama ja nii-öelda puhastama, siis tal peaks ikka ettekujutus olema, kas ta peaks seda olema kunagi näinud või ikka küsima kellegi nõu. Oleks väga hea, kui ta oleks näinud, kuidas korstnapühkija seda teeb. Aga eks me kõik oleme alguses eriti oma kodus olnud algajad. Ülesanne on see, et teadmed seestpoolt peaksid saama tahmast puhtaks, selleks me kasutame harja, trubiluuda, et lõõrid seest puhtaks pühkida ja siis me võtame selle tahma olluse sealt välja. Kasutame selleks kulpi või tuhaimurit, tahmaimurit, kes kuidas. Ülioluline on see, et kõik lõõrid saaksid puhtaks pühitud, et ei jääks mõni lõõr nagu puhastamata, et teen truubi puhtaks, aga näiteks see slepe ehk viimalõõr truubist kuni korstnani jääb näiteks puhastamata. Enne kui nüüd hakatakse korstnat puhastama, kindlasti mina soovitaksin panna nii-öelda paberid maha, et kodu puhtaks jääks. Et see on nagu esimene koht. Kutseni korstnapühkija ka kleebib siibrid kinni. Kui korstnat puhastatakse, siis tekib ju korstnasse rõhk, see tahmarõhk ja kui need luugid on katkised või lasevad serva vahelt läbi, siis lähebki lihtsalt kodu mustaks ja see on see, mis pärast kutseni korstnapühkija enamasti alt kinni kleebib. Kui on uued luugid, siis võib-olla ei pea seda tegema. Aga kui te kodus ise teete esimest korda, soovitan panna paberid maha ja ilusti kleepida. Loomulikult minul korstnapühkijana praegu on nagu keeruline suuliselt läbi raadio nagu täpselt õpetada, kuidas nagu algusest peale see protsess käima peaks, aga ma püüan. Kui me oleme selle korstna nüüd ära pühkinud ja läheme tuppa, siis alustama küttesüsteemi puhastamist peaks siis ikka slepest kõige korstna poolt. Puhastame ära slepe siibri pealt ja siis läheme soojamüüri lõõristikku ja jõuame lõpuks küttekoldesse välja, see koht, kus puud põlevad. Ja seda sellepärast sellisel viisil, et kui me hakkaksime nüüd küttekolde poolt, siis see, mis on korstna suunas, siis seal on ju lõõrid mustad ja ei ole veel tõmme väga hea. Ja siin tulebki välja see põhiline nagu see need ohud nüüd öelda, kas saavad puhtaks, et kui me harjaga seda seestpoolt sealt nühime väga püüdlikult ülevalt ja alt, et siis me arvatavasti saame puhtaks, aga väga tihti on inimestel see lugu, et terve see tuba on siis seda tahma täis ja mis siis küll teha selleks, et see nii ei oleks. Korstna pühkimise puhul on väga oluline see, et korstnas oleks tõmme. Korsten oleks, eelmisel päeval kindlasti võiks olla kütteseades köetud. Kui korstnas on tõmme, siis see peenike udu, mis tekib korstna pühkimisel, siis see tõmmatakse nii-öelda korstnasse, et ta ei tule mitte tuppa hõljuma ja sellepärast on näiteks suvel ja külma korstnat väga raske pühkida, siis see külm õhk nii-öelda vajub tuppa koos selle tahmaga. Aga ta peaks minema, tõmme peaks olema korstnas niimoodi, et luugi juures kohe see lendu tahm läheb minema. Et inimesed ütlevad, näed, kui must oli, siis ma ütlekski nii, et korstnapühkija peab kasutama kõiki neid võtteid, mis tal on, et puhas saaks. Aga korstnapühkijat ei peaks ka kiusama, et kui natuke maha läheb. Et see on selline alati väga, väga peen teema alati, et apikene, kuidas nii või kuidas naa. Et need meistrid teevad erinevalt, aga püüdma peab. Sa mainisid korraks seda, et hea oleks, kui keegi vaataks kõrval, kuidas korstnapühkija päriselt teeb. Kui palju sinul kõrval niimoodi uudistatakse ja vaadatakse, et ahaa, korstnapühkija teeb nii, mina püüan ka järgmine kord sellest õpetusest midagi õppida, ise asi ära teha. Korstnapühkija tööülesande hulka kuulub see, et kui ma olen kliendi juures, siis ma seletan, mida ma teen, juhin tähelepanu tema küttesüsteemi nagu omapäradele, kuidas seda küttesüsteemi puhastada. See ongi korstnapühkija ülesanne sel hetkel, kui ta oma tööd teostab kellegi juures. Teine küsimus on see, kas inimene nagu huvitab, sest nad ütlevad ka nii, et ei, mina nii ei saa, ma kutsun teid järgmine kord jälle. Kui tehakse tuld märgade puud, mitte päris märgadega, aga niimoodi kergelt niisketega, on esimene viga. Mis on need teised ohuallikad, millega nii-öelda oma küttekollet võidakse rikkuda? Kütmise puhul ikkagi räägime siis nagu põhireegel on ikkagi see, et siiber on alati lõpuni lahti ja tõmmet me reguleerime eest uksega ja seda ust me siis ei pane kunagi nii kinni, et mitte õhku peale ei saa, et siis põleb kauem ikka antakse nii, et on suur kuumus. Kui on kuiv puid, siis ta põleb ikkagi korralikult, kui teil on tõmme korralik. Loomulikult, kui keegi rõõmustab, et ta sai neid häid odavaid kasepindusid, koorega küll, aga ikkagi siis see on küll üks kahtlane asi, et kui nad on kuivatamata, siis nad on sellised tõrvapuu. Kask on nagu tõrvapuu. On see ajalehepaber, mida tuleks alla panna või võib kõike muud ka panna? See on see tore asi, et kas kummikud juba põlesid ära. Et mina muidugi ei karda paberit, aga ainult siis süütamiseks, et kõik see klantspaber, selle võiks ikka prügikasti panna. Päästeametnikud ütlesid, et iga 10. väljakutse on seotud sellega, et on midagi valesti selle ahjuga ja on sellised natukene traagilisemad õnnetused juhtunud, lõpetades sellega, et kogu maja on põlenud maha. Mis selle ennetuseks korstnapühkija ütleb? Õnnetusolukorrad juhtuvad ikka sellepärast,
et midagi on valesti, on ju. Et seal on kas siis inimese hooletus või on siis nende küttesüsteemide hooletus või on muud asjad. Küttesüsteemide hooletus tekib sellest, kui nad on lihtsalt amortiseerunud, nad on liiga vanad või need on valesti kasutatud. Ja inimese hooletus tekib sellest kohas, kus pannakse, diivan pannakse siis vastu neid puhastusluuke, mis on otse nagu koldest tuleva tule käes või pliidiraua peal kuivatatakse neid puid või ütleme siis praeahjus neid puid, mida pärast sinna pliidi alla pannakse. See on küll konkreetne juhus, seda ma olen näinud, et ongi praeahjus puud konkreetselt, natuke pruuniks nad olid juba läinud, aga neid oli hea võtta. Siin ma tooksin nagu sellise mõtte, et puid peaks ikka tooma puukuurist, mitte metsast. Ehk kui sa puukuurist nad tood, siis nad tood nagu kuivad puud loodetavasti. Kui keegi ütleb, et ma tõin metsast puud, siis on tunne, et äkki ta imeljad puud. Aga õnnetused ikka sünnivad hooletusest. Kui kuulda neid Päästeameti tehtud statistikas, siis me oleme sealt lugenud ju ajalehest 10-15 aastat tagasi meil oli 150 tulesurma. Praeguseks on see arv olnud ka vist 49 või 53 sellist õnnetust aastas. Siis tegelikult võib ütelda, et see arv on ju väga palju nagu väiksemaks jäänud. Ja seal tuleb nagu kiita, nagu see on ikka Päästeameti ja üldse inimesed tehtud tööd. Aga tuleb mõelda sellele, et on kohti, kus seda väiksemaks nagu seda arvu ei saa ja mis mõttes, kuidas saaks seda väiksemaks seda õnnetuste mittejuhtumise arvu. Muidu on inimfaktor, aga teine pool on see, kui inimeste elatustase oleks suurem, et nad jõuaksid neid pliite ja asju remontida. Et see on küll nüüd üks koht lihtsalt, millest arvatavasti see tuleõnnetuste olukord jääb kestma ikkagi. Et miinimumini nullini seda ei saa. Aga tõsi on see, et minul küll vähemalt on alati savi kaasas, märksavi. Ja sellist väikest remonti võid ikka teha, panna savi siia ja sinna. Mida teha selle tuhaga, mis te kõik sealt välja kougite? Kas sellele saab ka mingi sellise kasulik otstarbe anda? See on küll tore küsimus. Sisuliselt peaks ikka ütlema nii, et tuhk on mineraalmaterjal, mille võib panna nagu aiamaale. See, mis on tahm, see tegelikult ei ole nagu taimedele väga hea. Selle võiks viia metsa alla. Sellepärast tahm, me teame, kuidas ta söövitab ju neid korstnapuhastusluuke ja korstnaid. Kuidas siis taimele siis hea oleks. Tahm on ikka selline mürgine asi. Seda võite põõsastele panna putukate tõrjeks või midagi sellist. Ja lõpetuseks selline küsimus, et korstnapühkija nööbid on teada tuntud legend. Kui palju teie olete oma nööpe vahetanud? Ja minu korstnapühkija nööpe hõõrutatakse ja keerutatakse päris hoolega. Kui ise oled rõõmus, siis saab seda ka rõõmsalt teha. Alati käib jutt, et kaksame nööbi ära. See on tegelikult korstnapühkijale nagu selline rumal lugu, et selline küüned ende poole, et kaksame ära. Kui korstnapühkija tegelikult oma nööbi ära kaotab, siis see on tõesti õnnelik olukord, sest seda ei tule tihti ette. See on nii nagu vanasti hobuseraud. Tänapäeval võime poest osta hobuseraua omale õnne osta. Siis vanasti, kui hobusel raud ära kadus, siis see mind otsiti aiamaalt üles. Ja kui sa siis ei leidnud seda ja siis ikkagi leidsid selle raua, kellegi teise raua, siis see oli tõesti nagu harv juhus ja see oli nagu õnnelik olukord. Ja korstnapühkija nööpi võib ikkagi nagu minna ja keerutada ja siin natuke korraks sakutada, et äkki ta tuleb küljest ära, äkki ma selle saan. Peab ütlema, et see ongi siis väga ilus olukord, kui te siis selle saate. Sest kui korstnapühkija nööp juba ära tuleb, siis võib uskuda, et see korstnapühkija on tükk aega tööd teinud ja rõõmustanud inimesi juba tükk maad ühes kohas ja teises kohas. Ja seda on püütud juba keerutada ka. Teate, just juhtus, kui see oli minu oma lelle juures, et võtsin iseenda pannalt maha ja oligi kõlks ja oli põrandal. Et tegelikult üks selline juhus on juhtunud küll. Seega ma loodan, et iga-aastane teema sai taas üle korratud. Ahjus põlevad kuivad puud, tuli praksub ja kamina ees on endiselt mõnus ja soe istuda. Kutsuge korstnapühkija, omage suitsuandurit ja tundke soojast mõnu. Mina olen Kristi Sarap ja selline oli tänane märklaud. Tänase saate kordus nagu ikka pärast 5 uudiseid. Uued põnevad teemad samas saatesarjas juba uuel nädalal. Kuulmiseni. Märklaud. Otse 10.